Tere kõigile AP Forex Eesti koguna liikmetele ja ka kõigile teistele Forexi huvilistele. Kätte on jõudnud siis järjekordse kuu kokkuvõtte tegemise aeg. Seekord räägime siis jaanuarikuust. Jaanuar 2025 oli päris huvitav kuu. Kindlasti tasub see video lõpuni vaadata. Loomulikult pane like, pane subscribe sellele videole, et olla kursis kõige uuema infoga. Ja siin selles videos saab olema väga olulist infot, mis on kõikidele vaatajatele kasulik. Nii, aga hakkame pihta. Social trading tegi jaanuaris 0,43% ja 0,35%. Nüüd, kui me räägime jaanuarikuust üldiselt, siis jaanuarikuu on selline rahulikum, vaiksem, aeglasem. Paljud kauplejad üldse vähemalt pool jaanuarikuud ei kauplegi, tegelevad muude asjadega. Ja seda oli ka oodata, et jaanuarikuu võiks tulla siis sellise madalama tootlusega kui tavapäraselt. Kui me räägime eelmisest aastast, siis eelmise aasta tulemused edestasid tegelikult väga paljusid sarnaseid siis riskifonde, mis on avalikud, millele on siis avalik info või nagu ligipääs olemas ja andmed on siin. Kindlasti see peaks panema mõtlema, kas tasub FingoProga tegeleda. Ja üks väga positiivne asi on ka see, et FingoProl või siis social tradingul siis nüüd märtsikuust mingi hetk täpselt ei tea, kaovad ka siis praegustel kasutajatel ära kuutasud. Ehk siis kõik, kes hakkavad social tradingut kasutama või kes kasutavad, kuutasu läheb ära, seda enam ei ole. Ja siis loomulikult see raha, mis jääb üle, see $75 kuus, mis on $900 aastas, selle sa saad panna täiesti vabalt oma kauplemiskontole, sellepärast, et kui sul näiteks on 1000 konto ja nüüd selle asemel, et sa maksad seda kuluna musta auku, siis see $75 lisad oma kontole, aasta lõpuks on sul 1000 saad näiteks siis 1900 pluss kasu, mis iganes see olema saab. Ehk siis 1000 konto puhul põhimõtteliselt saad enda kontomahtu kasvatada umbes 100% võrra, kui sa kasutad seda ettepanekut, mis ma just siin välja käisin. Nüüd, kui me räägime robotitest, siis Kraitos tegi jaanuaris, minu enda konto tegi loomulikult natuke miinust, sest ma panin seal EUR-NZD tehingud kinni väikse kahjumiga, muutusin kannatamatuks. Oma viga oleks ma nädala hiljem kinni pannud, siis oleks kasumis lõppenud see minu jaoks, aga mis seal ikka, õpime, lähme edasi. Kraitos 4.3 tegi 1,5% kasumit ja Kraitos X tegi 2,5% kasumit ja Kraitos Elite tegi 3,18% kasumit. Kraitos Elite siis jookseb ka natuke selline spetsiaalse seadistuse peale, aga Kraitos Elite'il on tulemas optimeeritud seadistus, mis on paaripõhine. See peaks tõstma tootlust ja vähendama jooksvat miinust. Kui me räägime Flashist ja Gearboxist, siis Flash tegi 1,84% kasvu ja Gearbox tegi 3,11% kasvu. Gearbox on ka uus konto, sellepärast, et ma jooksutasin eelmist kontot liiga agressiivselt ja see lõpuks võttis seal korraliku kahjumit dollari liikumise peale. Ehk siis nüüd see uus konto jookseb 0,01 3000 kohta, mitte 0,01 tuhande kohta, nagu seda tegi eelmine konto. Nüüd, mis puudutab siis Avore Prime'i tooteid ja mis siit nüüd edasi hakkab saama, social tradingust ma juba rääkisin, aga ka robotite puhul tulevad sisse muudatused. Hakatakse ka kasutama siis päriselt AI-d optimeerimiseks ja strateegiate loomiseks ja samamoodi ka siis backtesting ja üldse robotite optimeerimine muutub veel rohkem robustseks ja metoodilisemaks läheb see lähenemine. Ja nüüd, kes tulevikus tahavad endale robotit saada kasutamiseks, siis saab olema seal ühekordne tasu. Vist peaks olema ühekordne tasu 5000, kui ma õigesti mäletan. See on siis sellepärast, et vältida olukorda, kus siis keegi saab endale skalpelli, keegi, kes ei ole tegelikult kirurg. Ja loomulikult siis need, kellel praegu juba on mingisugune robot jooksmas, teie jaoks ei muutu mitte midagi, kõik täpselt samamoodi, teil mingisuguseid lisakulusid tuleb, kõik läheb samamoodi edasi nagu varasemalt. Ja kui sa nüüd mõtled, et okei, et kas kasutada robotit või panna social trading või panna copy trading käima, siis ma ütleks, et see sõltub suuresti sellest, kuidas sul siiamaani läinud on, kui palju sa seda teemat mõistad, kui palju sa tahad sinna aega panna ja loomulikult ka väga oluline faktor, kui suur on sinu konto. Kui sinu konto on väiksem kui ütleme selline 4-5 tuhat, siis tegelikult social trading ja copy trading on kindlasti mõistlikum, aga kui sul on konto suurus, ütleme 10, 15, 20 tuhat ja sul on ka teema vastu huvi ja sa ka mõistad neid asju natukene, siis tasub ikkagi robotit edasi kasutada ja võib-olla sinna kõrvale panna endale social trading käima siis konto suurusega, mis kataks näiteks
sinu roboti kuutasu ära. Et sellised mõtted siia lõppu ja jah, selleks korraks kõik ja siis varsti ka juba teeme veebruari kohta kokkuvõtte. Olge mõnusad, kevad on varsti käes, juba esimesed linnukesed laulavad, minge õue, nautige ilma, hingake värsket õhku ja näeme juba järgmises kuu kokkuvõttes.